Tervist, sõbrad! Te ei arva ära, kus ma olen. Võib-olla ka mõned osad teist arvavad ära, kus ma asun praegu. Aga hea sõbrad, ma otsustasin tõmmata Tallinnast minema ja asun hetkel Tartu linnas. Ja täna on meil teisipäeva õhtu ja ma proovin siin teenida pappi. Vaatame, kuidas õnnestub, kui palju siin on mul tellimusi ja mida põnevat siin ka saab juhtuda. Nii et sõbrad, kui teile pakub see huvi, leidke endale mugav istasend ja alustame. Polnud linna vaja aita, see oli sõbralik ja rahulik ja roheline. Siin ei olnud tolmune ja siin ei olnud väga pime. See on koht, kus ma olen praeguseni kasvanud. Küsin ma linna nime, keegi oli mulle vastanud. Siin lõpevad otsad, sinu piin ja kannatus. See on koht, kus leiad rahu, tere tulemast arvatu. Kõiki linnu külastan, kuid südamesse jääb väikse loojan klassi toome kõrval rohelisel toomemäed. Kui on selja taha jäänud Tallinna maantee, olen vaba nagu linn, kes pääseb vangistusest loodusse. Kõiki linnu külastan, kuid südamesse jääb. No nii, sõbrad, maskid on kohustuslikud. Ma panin tähele, et siin Tartus päris paljud juba automaatselt panevad kohe ette selle maski. Ma veel ei ole harjunud. Ma tean, et on kohustuslikud, aga seda harjumust ei ole, et kohe saada. Et kohe panna ette see mask. Aga jah, tegime esimese tellimuse ära. Midagi märkimisväärselt ei olnud, 2.90, lühike sõit 2 minutit ja juba oleme ootepositsioonis. Ootame järgmist tellimust. Aga kell on alles 10:30, nii et peale 12 võib minna siin lõbusaks. No nii, sõbrad, kuna ma Tartust ei tea mitte midagi, siis ma kutsusin kohale ka kohalikud abijõud. Te juba olete näinud teda, tema on Heiki. Tervist taaskord. Nii et Heiki, räägi mulle, mida ma pean siin Tartus tegema? Tartus pole vaja suurt midagi teha, kui ainult jälgida, mis toimub. Mis me praegu oleme, kus toimub põhiline elu. Nii. Siis siin on põhikohad, rahvas ringi käib, loomulikult koha vastasel on praega plats, kõik siin jutud, värgid, kus rahvas mullab toovad pidevalt. Kas on lootust, et esmaspäeval teenib? Et me varsti on, kell läheneb 12. Kas on lootust, et siis lähevad koefitsient? Mina alustasin oma tööd, nagu ma mäletan, möödul teispäeval, möödul esmaspäeval ma sõitsin Tallinnast sama autoga. Mina oleks olnud, jah. Teisipäeval õhtul ma tulin ekstra välja, et proovida, kuidas on. Ja ööelu käis täielikult. Isegi nädala sees ei olnud pikka ootamist. Et nii kui äppi sisse lülitad, kõige pikem ootamine võib-olla oli seal maksimum tunni. Aga need on üksikud. Okei, mis raadiusega peaksid vastu võtma? Minul on 2 kilomeetrine raadius. Selles raadiuses väga ei tulema. Eriti konfi ajal. Konfi ajal on üsna, tuleb jälgida seda palju juhte väljas. Nädalavahetusel on täiesti sipelgapesa. Praegu nädala sees, kus suures ei ole nii palju, nii et tänu sellele ilmselt on ka konfe palju. Nii et ühesõnaga ma praegu aega ei raiska sellega, et ma tulin? Ei, absoluutselt. Selge, vaatame. Selles mõttes, et mina lõpetasin, ma sõitsin 2 ööd järjest ja ma lõpetasin mõne tööd kuskil 5-6 vahel, siis ma võitsin, käisin ära, sinna maani käis ikkagi nädala sees. Sest et siin ei ole sõna nagu see, et siin liiguga ainult teada-tuntud joodikutari, eks ole, või kes on lihtsalt hüpsis, vaid siin sõidab ka täiesti normaalselt inimesed. Selge, see on suurepärane. Tasub sõita öö läbi täiesti. Eks ma täna ka katsetan ja ka teile näitan seda. Aga nagu Heiki juba mainis, siis ma olen vaikselt viisi juba ärikaks hakanud ja ma andsin oma esimese auto, mis mul oli, andsin nüüd lõpuks rendile ära ja tema on see rent ja ma ka näitan teile, et see vastab tõele. Näete, siin on see Opel. Ma arvan, et paljude jaoks on see juba legendaarne. Minu jaoks on ta kohe kindlasti legendaarne. Oja, sellest autost hakkas kõik pihta. Kui saladuskatte all, siis päris sellest ei hakanud, aga see on minu esimene auto, mis ma ostsin.
põhitöö. Ja videod hakkasid ka põhimõtteliselt sellest autost. Nagu nii me mäletame. Aga ma saan aru, et sina täna ei sõida? Täna ma ei sõida, täna ma puhkan. Täna sa puhkad õige, inimene peab ka puhkama. Aga mina kohe jätkan. Nii et lähme vaatame, mis meil seal ka äpis toimub. No nii kohe esimese tellimusega tõmbasime kesklinnast, ühesõnaga tõmbasime linnast välja koefitsiendiga 1,4 ja 6 kilomeetrit, 8,4 eurot. Sõitsime umbes 10 minutit, nii et pole paha, aga hetkel ainult kesklinnas on koefitsiendid, nii et pöördume sinna tagasi. Teate sõbrad, kuna ma olen nagunii Tartus, siis ma otsustasin teha siukse pulli, et ma võtan kõik tellimused vastu, mis mulle tulevad. Nii-öelda proovime ühest küljest nagu maksimiseerida oma tulu, aga samas muidugi me kaotame nii ajaliselt kui ka kütuselt. Aga mul on päris huvitav nagu vaadata, mis sellest saab. Nii et praegugi lähme inimesele järgi, kelleni on ettesõidu kilometraaž on 5 kilomeetrit. Stoo poisid viskab ka selliseid numbreid sisse 8.30 ja tulime me Tallinnast välja. Aga Tallinnast välja me tulime päris kaugel umbes Tallinnast, Tartust välja umbes 10 kilomeetrit. Ei teagi, mis nüüd juhtus, aga ma siit samast sain tellimuse. Mul oli tegelikult dilemma, kas minna siit koju. Mul oli vaja ühelt ristmikult keerata kui paremale siis koju sooja teki alla ja kui vasakule siis tagasi Tartusse. Aga siit mitte kaugelt 5 kilomeetrit kliendini tuli tellimus. Miks mitte lähen võtame vastu, vaatame äkki me saame siit tagasi Tartusse. Viimane sõit oli siis selline. Saime ilusti linna tagasi, et saatus ise ütles, et me lõpetame linnas praegu. Et koju ei saa. No ei ole hullu, praegu viimane see tund aega oli päris hea. Teenisime 20 eurot tunnis, see ei ole paha. Aga koefitsient ei ole. Koefitsient pole üleval. Ja ma ei tea, kuidas siin see jätkub. Aga hetkel veel koju ei lähe. Nii et anname veel väikse võimaluse Tartule. Tervist. Tervist. Kedagi rohkem ei tule? Tere. Can I just go upstairs and bring my wallet so I get it paid? Yeah, it's okay. You don't... No, I have to pay something. No, okay. Because we just ordered a taxi and I don't have to feel so bad for you. Yeah, okay. Just give me a second. Okay. No ei ole mul alkoholi, aga oleks võinud olla. Alko. Ei, mul ei ole jah. Ei pagasnikusega kuskil. Võt nii on lood. No nii, viiekas kohale tulemise eest ja siit samast mitte kaugelt ka järgmine tellimus. Nii et pole üldse paha reisk. Aga vist tuleb endale mingid kuradi alkoholi sinna pagassi tarnida. Praegu oleks hea summa olnud. Ma arvan, oleks mingi pudeli viskit mingi 30-ga siin rahulikult maa mind. Kuigi see on ebaseaduslik ja ärge tehke sukst asja. Ja mina ka ei tee. Mitte kunagi ei tee sukst asja. Oot, mille poolest on taksojuhi elu heane. Ootamatult võib õhtu lõppeda GTR-iga sõitmisega. Mine peki. Mõtlen palju, vaata siia. Vaata, nüüd on function. Vaata, 35 kraadi on õli, nagu käigast õli. Engine oil on 49.
noh, ühesõnaga. Ja nüüd nagu siin on nagu veel ei, no siin kõik on nagu Geed asjad. Jah, geod, ühesõnaga, noh, mõistada, et ta ei lähe käikugi isegi üles, on ju. Okei. Saad aru, et noh, et loodan, et sa ei rahule sellega. Ma sain ühest asjast aru, et kui ma olen siiamaani kõige võimsam on olnud G-klass, mis ta on see V8 5,2 liitrit vist, siis seal ma ka, aga seal ma julgesin vajutada. Siin praegu, siin ma ei tea, 400, see on absoluutselt teine olem. Kuule, suured tänud. No sõnaga, sõbrad, ma arvan, et selle GTR-iga võib selle õhtu kokku võtta. Näete, milline Tartu on ootamatult. Viimane sõit, kui teid huvitab, siis läks maksma 20 eurot klientidele. Aga see pole kõige tähtsam. Uus elamus, uus kogemus, see on need, mis viivad elus edasi ja tõstavad tuju. Jah, ma ei saanud selle GTR-iga vajutada, aga inimene ütles, et see oleks väga ohtlik. Nii sõbrad, siit ma põrutan kodu poole, tänan, et te vaatasite seda videot ja kui kõik oli chill, kõik oli hästi, pange like, vajutage nuppu subscriber ja järgmise kohtumiseni. Tänan, et vaatasite sõbrad.